Rääkides esitluse andmete kujundamisest, võib jagada kujundamise 3 suurde gruppi. Üks on siis tekstide kujundamine, teine oleks loetelu ees olevate sümbolite kujundamine ja 3. kõikvõimalike erinevate lisatud objektide kujundamine. Vaatame need kõik läbi. Tekstide kujundamine. Tekstide kujundamiseks märgistan tekstid ja valin kas ekraani üleval servast vastava valiku, milliseks ma soovin teksti kujundada, või ekraani paremast servast, vajutades siis enda soovitud kujunduste saamise nuppude peale. Eelnevalt me vaatasime ka juba joonduse nuppe, kirja suuruse muutmise nuppe, kirja fondi muutmise nuppe ja praegu teksti värvi nupp. Need on kujunduse võtted, mis on kõikidest eelnevatest programmidest meile juba ka tuttavad ja varem korduvalt vaadatud. Vaatame järgmisena loetelude kujundamist. Märgistan ühe loetelu teksti ja sooviksin siia ette tekstidele lisada teistsugused sümbolid teise värviga. Selleks liigun jällegi paremale poole. Valin loetelude kujundamise nupu bulletid noole alla valiku lahti. Ma saan valida kas kohe avaneva 9 valiku hulgast või valida rohkem võimalusi, more options. Seejärel avatakse mul aken, mis koosneb 5 lehest, millede hulgast ma saan teha taas endale sobiva valiku. Valin praegu viimase variandi, kus ma saan kõiki omadusi ise määrata. Alustan sümbolitest. Sümboli lisamiseks ja muutmiseks vajutan nupukese peale. Praegu pakutava tabeli vahetan fondi aknast tabeli vastu, mis algab 2 V-ga. Olgu selleks siis kas tabel WebThings või Wingthings. Valin praegu tabeli nimega WebThings. Kuvatakse mulle uued sümbolid. Kõrval kerimisribast kinni võttes ja liikudes saan vaadata ka nurga taha. Valin siit ühe sobiva sümboli, mis ma arvan, et mulle peaks praegu sobima ja ütlen OK. Seejärel ma saan muuta sümboli suurust. Suurus on protsentuaalselt tekstist. Kui ma soovin, et sümbol on suurem tekstist, peab olema protsent suurem 100, vastasel juhul 100 väiksem. Sümboli värvi muutmiseks teen valiku kolorist. Asukoht võiks olla vasakul ja tegu on sümboliga, on meil juba eelnevalt määratud. Peale nende valikute määramist ütlen OK ja meie sümbolid on muudetud. On jäänud viimane objekti muutmine ehk objektid, mida me oleme lisanud. Praegusel juhul olgu selleks tabel. Märgistan ära enda tabeli ja tabeli kujundamiseks avatakse meile siin paremal pool allosas kohe valik kujundatud tabeleid. Vaatan, milline nendest mulle sobib. Kui ma olen valinud välja minule sobivaima, saan ma lisaks määrata ära, et kas selle tabeli puhul tuleb kuidagi eriliselt rõhutada esimest rida või esimest veergu või viimast veergu või mingisuguseid muid andmeid. Kui ma olen kõik enda valikud ära teinud, ongi koheselt minu tabel ka kujundatud. Soovin jõudu katsetamiste juures.